No tere! Täna on meil 5. märts ja aastal 2024. Me oleme siin haigeks jäänud kahjuks ja meil on siin palavik 37,8 nüüd täna näiteks. Ja eelnevatel kordadel on veits kõrgem palavik olnud 38,2 ja nii edasi. Vahepeal 37,3, kui me palaviku alandavat tabletti võtsime. Aga täna me üritame rääkida 2 päevast, kui me niimoodi saame kokku võtta Skype'is oma 2 päeva oma parimate sõpra Talvi ja Aarnega Skype'is suheldes, kui see toimib või toimub, sellepärast et 2 päeval on olnud selline Skype'i ärajäämise päev, kus meil siis on olnud minul tervise ja Talvil tervise probleemid, mille tõttu meil Skype on ära jäänud. Tervitame siin Talvit ja Aasat, Raivot, Aarnet, Andrust, Marja-Liisat, Merike Kirsipuud, Merilin Musta, Nikitat, Merike Kirsipuud ja kõiki teisi. Ütleme, et see video ilmselt on YouTube'is Skype'i video nüüd üks selline värskemaid videosid, sellepärast et meil on eelnevad olnud sellised natukese varajasemad sellised veits teiseteemalised Skype'id. Täna me ilmselt räägime oma tervisest rohkem ja tervitame ka Telinat ja tervitame ka kõiki päevakeskuse juhendeid, Janelit, Karmenit, Maarikat, teist Maarikat ja kõike paremat. Nüüd lähme vaatame, äkki õnnestub meil Skype'i sisse minna. Kui on, ei ole, seda ei ole sees Skype'i. Ja see tähendab seda, et me praegu veel Skype ei lähe. Me võiksime rääkida teile midagi põnevat. Aga mida, ma ei tea, ma ei oska täpsemalt. Võiks öelda seda lugu rääkida, mis mul üks päev siin juhtus. Nimelt isale oli tulnud pakiautomaati. Ja mina näiteks läksin siis seda pakki ära võtma sealt, käisin muidugi poes igal pool ringi ja ilmselt siis panin selle sinna kuskile kotti niimoodi, et parasjagu suur ka. Mõtlesin, et panen sinna parasjagu kotti, et siis seisab seal ilusti ja on kenasti seal. Ostsin kraami ära, tulin koju ja siis ei leidnud seda pakki üles. Ma ei tulnud selle pealegi, et seda pakki edasi otsida, ma lihtsalt läksin kosa vahele seda otsima, kus ma selle ära kaotasin. Nimelt ma ei kaotanud teda ära
seda ma võin ette öelda, aga ma ei teadnud seda siis veel. Siis ma otsisin igalt poolt, sõitsin rattaga igalt poolt nendest kohtadest läbi, käisin apteekist, poodist, erinevatest poodidest, kus me selle kondanud olin, selle koti, kus see pakk sees oli. Ja siis tulin koju tagasi ja see olin veendunud, et seda pakki ei ole, olen ära kaotanud, et keegi polnud näinud. Siis hakkasin neid kotte, neid toidu ja asju välja võtma ja siis õnneks nägin, et see pakk on seal koti põhjas lihtsalt. See pakk oli enne mul peal kotis niimoodi, et paistis. Aga see oli langenud kuidagi sinna koti põhja ja mul jäi mulje nagu seda pakki enam pole. See nagu ei paistnud välja. Selline lugu. Ma ei tea. Ma helistan Talvile. Küsin järele, mis värk on. No, tere, Talvi, mis kell sa Skype'i tahad tulla? Täna jääb Skype ära. Olgu, head ööd sulle, kõike paremat. Oota, ma tasun tõsida, kuidas sul enda tervis on? 37,8 palavik ja öösel oli köhisin ennast tunne pealt üles, sest mul hing jäi kinni köha pealt. Ja selline siuke nagu siuke haige inimese tunne on, siuke iiveldab ja pean uimane ja siuke värk on ikka. Ja minul on ka pea ringlus, pea pööritab ja vahepeal on haiga, siis jälle pööritab ja. See on, ma ei tea, see on päris jama, siuksed viletsad tervis olemas. Mul siis kaerapuutid ja nüüd hakkasin selle evamasseerin teda. Meil on neid suur kaerapunkte. Margus rääkis juba mulle. Margus, ma helistan ise sulle. Okei. Siis sulle ei tullu raha telefoni pealt. Okei. Jah. Rääkime nüüd. Et millest me pooleli jäi? Rääkisin seda, et tema leidis punkti raamatust. Paaras punktid, mis peab masseerima ja see aitab pearinglusele ja nii edasi. Et kaeras on see jama, et tasakaaluhäired mul ja. Jah, see saab korda, ma loodan. Jah, et nädal aega peab tegema ja siis on võib-olla tasakaal korras. Siis on ju, kui see hästi läheb, siis on väga hea. Jah. Et ma ise magasin, ma ei tea, ma olen haige, siis ma magasin ilmselt kauem, ma olin nii väsinud, ma ei jõudnud üles tõusta siin päeval. Ja siis ma nagu... Aga haige, kas sul süüa on või? Minimaalselt, ma ei saa ju poodi minna, eriti. Minimaalselt ta ei saa poodi minna? Jah. Aga Raivo? Raivo ei tohi minu juurde tulla. Aga Raivo ei tohi tema juurde tulla? Aga ukse vahet pistab toidukotti? No ma ei tea, ma pean temaga rääkima, aga ta siin
kõik ütlevad, et ära mine Marguse juurde. Aga kuidas sa süüa siis saad? Ei, ma pean Aga äkki siis helistad Telinale ja siis Telina toob sulle süüa. No võimalik jah, ei see üks võimalus peab olema, sest mul on nagu raha ma saan nüüd ja siis söögiraha on. Ja mul nagu... Nälga ei tohi inimene jääda. Mul on... Ja jooma peab palju ja... Mul ei ole, on ainult paljas vesi, mul muud ei olegi. Paljas vesi on praegu Seda mul ei ole kahjuks. Aga no jah, ma joon siin raviteed ja siis selliseid asju. Jah, siukseid asju. Ja isast tuleb poole midagi. Täna tehti tal igast analüüse ja asju seal nende uuringutega ja siis ta helistas mulle, et tal on mingi pakk tulnud, aga see ei olnud tulnudki, et see oli mingi eksitus. Aga muidu tal on ääles sain aru, et nagu okei, et midagi eristi, midagi... Seda sulle ei ole? Jah. Jah. Aga okei siis, et... Ja tööd sulle ja... Jah, sulle ka ilus tund ja rahulik ööd. Ja head paranemist sulle. Aitäh, sulle sama. Jah, aitäh ja tšau. Tšau. Seda jeekimat küll. Skype jääb ära täna. Nagu 2 päevana on nüüd ära jäänud ja siis, mis ma siis teile ütleksin? Tervised on meil mõlemalt Talvil ja mul viletsad. Nagu äsja kuulsite, mis probleemid meil on. Need on. Ja... kuna me siin rääkisime nüüd siin tükast asja ja sükest teemat, teine teema, 3. teema, ma ei tea, mida me siin kõik siin video peal kõik kokku tuli siin tüke kompott nendest erinevatest teemadest, siis ütleksime, et ega see video ongi selline, et vahest lihtsalt ettearvamatu, et otsustad filmida ja teha sellist videot, kus Skype tuleb, aga jah, mis teha, selline meil hetk on, lihtsalt selline. Ja sellega me lõpetame täna ja tahaksime teile öelda head, ilusat, rahulikku ööd ja kõike paremat järgmist algavat päeva. Ja olge terved. Hoidke end. Tšau.